kell on 7:30 ja ega see pikka põõnata pole. Eile sai selgeks, et ega mis seal Tallinnast liiga kaugele ei jõudnud ja kui kaarti vaadata, siis on vaja väga kaugele jõuda. Nii et kiire hommikupuder ja hambad puhtaks ja teele. Et tänane ideaalne kava näeks välja seda, et kui me jõuaks omadega Peipsi ääres Emajõest allapoole kuhugi laagrisse, et me oleks seal Kagu-Eestis kusagil, et siis meil oleks nii-öelda normaalne kava, mille järgi edasi sõita, et siis ikkagi hiljemalt pühapäeva õhtuks Tallinnasse tagasi jõuda. Eilse baasil küll võib öelda, et see on natukene ebareaalne, aga nüüd saavad need poolsaared otsa, saab hakata kiiremini sõitma. Eks siis õhtul ole näha, kuidas meie graafikuga on. Aga praegu öö möödus ilusasti, väljas on meeletu sula. Oandu parklas on hea kaart ja see tegi asja natukene selgemaks. Kui me siin nüüd Oandust hommikul stardime, siis saab siit ülevalt Mustooja kaudu sõita üles mere äärde ja sealt tulla alla Vihulasse, sest see väike kriips, mis siit läheb, on tähistatud mõlemast otsast sõidukeelu märgiga. Olen alati mõelnud, et kuhu see tee, mis Vihula mõisast otse üles läheb, välja jõuab ja nüüd ma tean, nüüd on ära sõidetud, jälle päev korras. Karepale ja Karepa on selline koht, kus mingisugune meeletu kogus inimesi oma väikseid jälgi on erinevates lastelaagrites ja pioneerilaagrites jätnud. Minul küll ei ole siin ühtegi noorepõlve jälge, aga sinu jälgi leiab ikka siin. Jaa, Karepa on minu pisikesi tantsujälgi täis. Kõik lapsepõlve suved sai siin tantsulaagris veedetud. Nii palju toredaid mälestusi. Ja autosõitja vaatenurgast vaadates väga mõnusad teed. Küll tänane ilm ei soosi, kõik on selline pehme ja lögane. Aga toredad kurvid, ilusad külad ja kaunis loodussekka veel. Jõudsime omadega Toolsesse ja kui paljudele võib-olla seostub Toolse retro Toolse õllega, mida Viru õlletehas tootis, võib-olla teeb tänapäevani, mine tea, siis siin on ka üks igavesti vahva ordulinnus, kuhu mina mingil arusaamatul põhjusel pole taas kunagi sattunud. Selles mõttes veider, et ma olen mööda Eestimaad ohjeldamatult ringi kolanud umbes 15 aastat ja ikka ja jälle ma leian mingeid kohti, kuhu ma veel ei ole jõudnud. Nii et tasub võtta ette uusi seiklusi ja sõita väikseid teid ja vaadata, mis tee peal jääb. Üle see linnus, et igal pool on neid käike täis, aga siin on kohati väga libe praegu. Siin järgmine asula on nüüd Kunda ja kui Karepaga mul ei ole isiklikku mingisugust erilist sidet olemas, siis Kundasse olen oma lapsepõlve jooksul küll mingitel põhjustel sattunud. Ja toona oli see selline üdini hall linn, mäletan, peretuttavatel kasvas koduhoovis hall õunapuu, mille otsas olid hallid õunad ja muru oli hall ja katus oli hall ja üks igavesti hall elu. Õnneks on aeg edasi läinud ja täna sellist halli seal enam ei kohta, nii et nüüd on Kunda juba väga mõnus ja tore linn. Aga millal sa viimati Moldovas käisid? No nii, teise päeva kell on saanud 12:30 ja see tähendab seda, et me oleme jõudnud nüüd Eesti mandri kõige kirdepoolsemasse legaalsesse punkti. Siit edasi läheb veel natukene teed, aga seal on märk ees, et tohib ainult mingisuguse loaga siseneda ja sinna ei ole mõtet ka torkima hakata. Siit kõrvaltee läheb ühe toreda majaka juurde. Proovisin nüüd teist teed kaudu pääseda sinna tuletornini. Tõenäoliselt saab ainult jala, sest järjekordne märk peatas. Ja see koht on siis Narva-Jõesuu.
ja edasi on selles mõttes väga lihtne, et siit paneme Narva, tangime seal kõik vajalikud asjad ära ja siis hakkame juba sinna alla Peipsi äärde Vasknarva murdma ja see vahepealne ala on kõik suur karjääride ala ja sealt otse läbi ei saa, nii et kõige mõistlikum on sõita sealt mõnda suurteid Jõhvi ja sealt siis juba hakata sinna Peipsi poole kallutama ennast. No vot, aga üks Eestimaa külg on nüüd ära võetud ja läheme siis ida külge mööda allapoole. No nii, head inimesed, me oleme nüüd jõudnud ühte sellisesse Eestimaa külla, mille nimi on Korodenka. Ja see on üks sedasorti põnev küla. Esiteks ei ole ma siin mitte kunagi käinud ja teiseks on see tõenäoliselt umbes teisel kohal kõige kaugemale sõidetud teekond, et ühte külla kohale jõuda ja sellesse kõige esimesse läheme ka sellel reisil, aga sellest juba siis. Ühesõnaga, see küla on nüüd niimoodi, et kui sa sõidad ümber Narvast Jõhvi kaudu ümber selle kaevandusala ja Alutaguse metsade ja jõuad uuesti välja Narva jõe äärde, siis paned nii palju ülesse, kui torust tuleb. Ja siin ongi Korodenko nimeline küla ja enne seda on veel Kuningküla ja siis on Permisküla. Ja tõenäoliselt ei ole siia väga palju inimesi sattunud. Küll aga on sattunud siia hunnikus matkajaid, kes siit Poruni matkarajale lähevad. No vot, nüüd on see punkt võetud, keerame siin otsa ringi ja järgmiseks jääme juba seisma Vasknarvas, et võtta ka see tipp ära. Jõudsime omadega nüüd Vasknarva ja kui enamus inimesi, kes siia satub, käib tõenäoliselt seal muuli peal ja siis vaatab kloostri ümber ringi, siis tegelikult on siin küla vahel veel igasuguseid põnevaid asju. Näiteks siin tagaotsas, natuke maad edasi jalutada, seal on üks vana katkine kindlus või siuke linnus. No, ja enne seda linnust on üks väga huvitav aed. Umbes samasuguse huvitava aia võib leida näiteks siit Peipsi ääre kõige alumisest külast Varnjast. Aga lähme teeme väikse tiiru ja siis kütame edasi. Kell on saanud 7 õhtul ja pilkane pimedus on väljas ja väljas midagi enam filmida ei saa. Aga me oleme jõudnud peaaegu järgmise etapi lõpuni. Me nüüd põhja poolt tulles mööda Peipsi äärt sõites oleme jõudnud kõige alumisse külla ja selle nimi on Narnia ja õigemini Varnja, mille kohalikud naljahambad on siltide peal ühe juti juurde kraapsutanud ja siis sellest on saanud Narnia. Aga see Narnia iseenesest kogu see Peipsi äär on tore koht, kus sõita. Muidugi tulge siis, kui on valge. Sest siin on igas külas midagi vaadata. Väga äge. Ja nüüd on see koht, kus tuleb jälle minna suurele ringile, siis siit edasi lõuna poole on ainult Emajõe Suursoo, kus kohast mitte mingit moodi sõidukiga läbi ei saa. Ja variant on sõita nüüd Kavastusse, kus tavaliselt suvekuudel suure veega käib üle praam. Selline tõmbatav praam, mis siis autod ühed kaldad teisele viib, aga see on suure tõenäosusega praeguse veebruarikuu seisuga ikkagi mitte töötav. Ja siis me peame sõitma mööda seda jõe äärt põhimõtteliselt Luunjasse, sealt teisele poole silda ja siis täpselt sama koha peal tagasi. Ja siis oleme juba nii-öelda Kagu-Eesti sektoris ja siis vaatame, mis saab. Aga kuna me oleme nüüd juba selgelt hakkama jäämas väikesesse ajahätta, siis pole midagi. Pressime siin pimedas veel natukene sõita ja sinna teisele poole jõge tahaks ikka ära saada, et siis homme uue päevaga uued vallutused ette võtta. Tere 3. päeva hommikut. Plaane tehakse ikka selleks, et keegi pärast naerda saaks ja nii ka sellel korral. Plaanisime ju jõuda lõuna poole Emajõest ja sinna ööbima jääda ja kui pilkases pimeduses jõudsime välja Kavastusse, siis praami sealt loomulikult ei läinud, sest on talveaeg ja kell oli ka palju. Ja siis ei olnudki, tuli siia Luunja juurde sõita, kus on see sild, et teisele poole saada ja siis selgus, et tegelikult
on olukord selline, et ühtegi meile trassi peale jäävat RMK kohta polnud silmapiiril ja selles pilkas pimeduses suvalist otsima hakata on ka väga keeruline. Ja siis väsimus sai võitu, tulime Tartusse hotelli. Aga kui nüüd kaardi pealt näpuga täpselt järge vedada, siis tegelikult see plaan sai täidetud, et me olemegi Emajõest nipi-nappa lõuna pool, aga lihtsalt vales kohas. Kaardi lugemine läheb pimedas nii keeruliseks, kogu aeg on vaja see väike tuli põlema panna ja ei saa silmanurgast niimoodi hoomata, kuhu parasjagu minna on. Ja see seiklus ongi suures osas ikkagi kaardi järgi sõitmine, sest see näitab ära suures pildis, kus kohast mingisugune rada kuhugi kohta keerab. Inimesed, nüüd me oleme siis altpoolt tulles Peipsi järve kõige ülemises külas ja selle nimi on Pedaspää. Ja see on sarnane koht, nagu eile oli see Korodenka, kus kohas me käisime. Siia tuleb ka hästi pikk tee, sõidad siia, keerad otsa ringi ja täpselt sama teed mööda pead alla tagasi minema. Ja siin on siis põhimõtteliselt maakera lõpp, on eravaldus, tore eestikeelse kerge käändega sildikene ja siit edasi kaardi järgi küll ütleb, et läheb väike matkarada, mida ma proovisin suvel ka läbi käia, aga jõudsin ragistades sinna maani, kus kellelgi oli aed ees ja seal oli Eesti Vabariigi piirisilti igaks juhuks riputatud aia peale, nii et keegi on selle kuskilt oluliselt objektilt kui endale koju tassinud. Aga see selleks, kui te siia nüüd sõidate, siis eelmine asula on siin Meerapalu ja Meerapalu on üks sedasorti koht, kus tasub ka ära käia selles supelrannas, sest see on üks igavesti põnev ja huvitav rand, sest sinna on mingil põhjusel kokku kogunenud kõik maailma teokarbid. Ühesõnaga, silt pidi olema eesti keeles, vene keeles ja siis läti keeles. Ja läti keeles sellepärast, et lätlased käivad kihutamas siin. No ja eestlased ka, muuseas oma külaelanikud lausa. Nii? Jah. Aga siin on meil väikesed lapsed, mis tihtipeale tulevad sealt, väikene grunt on, tulevad ratastega või millegiga tee peale äkitselt ja sealt aia tagant ja võib alla ajada niimoodi. Absoluutselt, muidugi. Jah. Ma just mõtlesin, et paljud ei saa aru, mis kuradi sõna see on. Ja see Pedaspää on muide ka selline koht, kus kohas saab teha check-inni kaugel külas. Siin on Laaksaare sadam ja see on see koht, kus kohast pääseb Piirissaarele. Ja siin on enamasti ka täiesti adekvaatne talvine jäätee, mis Piirissaarele läheb. Ja kui aus olla, siis ongi mul kogu oma eluaja jooksul õnnestunud 2 korda jääteed sõita. Ühe korra siit Piirissaarde ja ühe korra mandrilt Saaremaale. Aga tagasi jääteed mööda enam ei saanud, sest taas oli vaja läbi selle üks laev või õigemini praam remonti viia. Noh, nagu toona ikka. See siin on Räpina sadam ja kui te nüüd sorate oma peasiseses geograafia kartoteegis ja teile ei sütti esimese hetkega see, et Räpina oleks teab mis sadamalinn, siis ärge muretsege, keegi pole rannajoont nihutanud, vaid Räpina sadama nime kannab üks 5 kilomeetri kaugusel asuv tore arendus, väikene sadamaprojekt ja lisaks sellele sadamaprojektile on siin ka superrand ja suur vaatetorn. Nii et praegusel hetkel on see küll silmini kalamehi täis, aga suvisel ajal, kui ilus ilm on see suurepärane koht, kuhu näiteks tulla kämperiga õhtut veetma või niisama ööseks laagerdama. Ema on siit pärit. Leidsin oma juured. Tere! Tere!
Valgast veidi maad Saatse poole on Seto Tsäimaja. Ja siin on meil küljes ka Seto külamuuseum, mis on äärmiselt tore koht. Et kui siia kantiga satute, siis käige seega läbi. See on umbes nagu Tallinnas on see Vabaõhumuuseum. Palju huvitavat ja tarka saab teada ja saab ka üht-teist sepistada. Vähemalt ühel ilusal suvel sai. Aga kui me siin juba oleme, siis tasub ka proovida kohalikke toite. Tean varasemast, et siit saab suuliimi, nii punast kui valget, kui ka siis äkki sõira. Nii et vaatame, kas maja on lahti. Tähempane süük, aga seal sõira ei ole. Sõira on meil menüüs siin olemas. Menüüst vaadati ennast, et seal on kõik kirjas, mis ka valgas suht. Okei, aga sõira on teil mismoodi? Puhalik nopritanu puhumivast. Selge. Mina võtan siis ikkagi selle peediga, verrev suuliimi. Kas soovite sõira tipikastmega või moosiga? Moosiga. Nüüd on selline lugu, et kõht on täis ja stardime siit Setu talumuuseumi juures Saatse poole ja selle teelõigu teeb eriliseks see, et tee läheb vahepeal läbi Venemaa. Seal on märgid väljas, et seisma jääda ei tohi, autost välja tulla ei tohi, nii et sealt peab ühe jutiga läbi sõitma. Ja siis me olemegi juba sellises kohas, kus võtame siis peale seda ristmiku suuna Koidula piiripunkti poole ja sealt siis veel allapoole, lõuna poole ja kagu poole. Ägedad paunad on siin enne Valgat ja kannatab siin metsade vahel olla siin hästi palju matkateid ja siis on ka laagrikohti. Nii et praegu on mõnus maastikuluure selleks ajaks, kui järgmine kord tulla siia sügavuti kaevuma ja tahaks näiteks üle pika aja käia ära Suure Munamäe tornis ja siis võiks käia ka Rõuge selles linnupesas ära, kus ikkagi on veel siiamaani käimata, siis on kohe hea puusalt võtta siit alt nende paunade pealt lõkkekohtasid ja metsaelu paikasid. Jube äge. Me oleme nüüd Valgas ja siin on selline maailmas ainulaadne kiik, kus saab kiikuda 2 riigi vahel. Niimoodi, et tahan olen Eestis, tahan olen Lätis. Nii, näed, siit keerabki ära Oldre poole. Ja siit lähmegi. Kõik naviseadmed näitavad piirkonda ja kaart ikkagi näitab seda, kuhu vaja minna. Õdak. Täna saime siis lõpuks normaalselt laagrisse. Normaalselt küll, kell on selles mõttes kohe saab 8:30, aga vaatasime juba eos laagrikoha valmis ja ragistasime läbi metsa üllatavalt pikka aega. Aga jõudsime lõpuks välja ja me oleme Lilli asula juures ja siin on Ruhijärve ja siin on Ruhijärve RMK lõkkekohad, fantastiline koht, mitte midagi muidugi ei näe praegu, täiesti kottpime on ja siin on järv, siin tähistatud selle mustaga siin taga ja siin ümber on mets ka tähistatud mustaga. Ühesõnaga praegu on kõik asjad tähistatud mustaga, välja arvatud see, et meil on täpselt 0 tuult, väljas on paar kraadi külma, mis tähendab seda, et tegelikult on soe ja lõkke on ilusasti põleb ja teeme väikese õhtusöögi ja siis keerame mingil hetkel ennast jälle koikusse, et hommikul jätkata. Nii et 3. päeva õhtuks on siis läbitud praeguse hetkega vist oli umbes 1200 kilomeetrit, ma praegu peast ei mäletagi, aga äge, üdiäge.